Maru tähtist peatanne. Ma saan aru, et see läheb veits nagu mööda ja kurtidele kõrvadele hästi pisut, aga samas jällegi võib-olla ei lähe. Et siin, ma saan aru, et Kukruse Polaarmõis on selline armas võimalik need patud ära lunastada. Siin kirikus või? Jah. Mis patud sul on? Aga tegelikult ei taht sisse minna, tal olid nii suured patud ja Julja. Siin ei anta andeks, neid asju ei anta. Meil on vastapidi, me võime nii kiiresti välja, et meil ei ole patte. Me käisime juba sees ära. Nii kiiresti tulime sealt välja juba, et seal anti 5 pihku, ole sõber. Et võid teha täna veel? Mis sa ütlesidki? Et isegi kui siin kiriku aia taga tasub seista, muud pole vajagi. Patud saab ette juba andeks. Mööda sõidad siis karma võlg jääb maha siia. Jah. No nii, on tore küll, on ju. Olen? Lähme siis. Ja maasikad on lauval. Veel mõni hetk, sest pints peab täpne olema. Teha selle kokkuleppe, et mitte keegi ei tohi siit platsilt ära minna ilma kella laskmata. Ja ideaalne oleks, kui oleks kuidagi pidi rütmis, aga kui ei ole. Viis kilti pikk vähemalt. Salam aleikum. Mis te siin koledat näete, ma ei saa aru? Korsten on püsti, sambad, värv. No see on maitse küsimus ainult. Ta ütles, et selle majast ta korteri ostaks, kui oleks vaba. Sinna ta veel mõtleb. Kus me nüüd oleme siis? Kultuskohas. Viivikonnas või? Viivikonnas oleme. See haruldaselt kole koht. Aga mis siin vedelevad? Koha pealt käisite? Taara. Taara? Täis veel. Kalle kohe tühjaks. Jaa, aga siin on igal pool neid vaata. Vau! Usso! Täiesti täis. Rail Baltica või? Siit sai see lugu. Ai vaada. Ma olen nõunik, rahajõmm, ei tee ma ise, ahvui põmm. Ma ütlen, ma protesteerin. Ma protesteerin väga kõvasti. See protesteerin ikka väga kõvasti. Tõmbame nahku. Jah, mina. Läks punkrisse. Aga kogu see ümbrus oli hoopis teistsugune kui tänapäeval. Et nii imelikkusega ei ole, ütleme, kõlab, siis see piirkond enne teist maailmasõda oli ikkagi suhteliselt rikas nagu Muldimaa. Arenegi edene, välja ehitati mitmesugused punkrid, osa punkrid olid kaitstud raudteeliitritega. Mis siin on, räägi meile siis? Koha juttu tahaks. Siin on Eesti, see on Indrek Sei olümpiabassein. Mina mõtlesin, see on korstnapühkijate treeningkeskus, jah. Siin on kõiki korsteid, rääks. Nad laskuvad korstnasse, aga peale seda pole nähtud. See on tunnel, see tuleb teisest kohast välja. Soomest võib-olla. Nii, oleme tulnud siis jälle kaameratega siia, et Kristlas räägib. Kus me jõud? See joogivesi otsa, et siin on ikkagi puhas vesi. Jah, ta on läbipaistev ju. Põhimõtteliselt on tegemist ju Sillamäe inimeste veereservooriga. Ei, selle ongi jood sisse, siis see paistab, mis organismid on sul läbi, mis ei ole. Lähed 2 jalaga vette, tule 4 jalaga tagasi. Lihtne. Või kukuvad ära. Kohe algab siin roheliste rattaretki ujumisvõistlus. Hakkab jah. Sprint või? See, kes veest välja jõuab, see on võitja.
no mis see on, sinu suvilane või? kõik need. Kõik need või? Lülin need kohalikele venelastele välja. Maksavad heldelt. Heldelt? Jah. Ei no, mis me siis elame, mis suvi? Me elamegi siin täielikult. Mis on tutud? Püsivad. Oskad ka midagi kosta või? Jaa, ootasin siin suitsuvala, aga täna on laupäev siis. Ei ole? No, homme saab. Selge, näeme siis. Noh, kus nüüd siis? Tammistasse jõudsime. Tammistasse. Kodune tunne või? No mis sina arvad? Võtab võili tead jah. Kaitse paskab jah. Läheb ka löörib jah? Noh, mingi kalasaba või? Minust antakse midagi paremat ja head. Mida rohkem energiat ära kuulab, siis ta ei ole enam. Siin Batmani pildistavad. Krista otsustas, et ta läheb ise Batmaniks. Võtab selle mehe eest ära sealt. Tõeline turist ikkagi. Россия. Seal on ka lapsed. Noh, mis fallos see on? See on see pulgakommi pulk. On jah. Ilus. Nii, et Lenna ütleb meile nüüd selle kohe välja, sest tema on sellest piirkonnast enam-vähem rohkem kui meie Aarnega. Nii, päris Setomaa ei ole, aga järgmise aasta sihtkoht on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024. See ootab armastus, ta tuleb raasil sület. Nõnda veeli ees, sa nukrad värvid huulil, just nagu keeraksid, et elus ei juhtu nii, et langeb pilkuga. Спасибо всем, что пришли. Счастья вам, любви!